mis saab Euroopa Liidust? No Euroopa Liit on organisatsioon, mis ei ole ei poliitiliselt ega majanduslikult valmis taolise kriisiga tegelikult toime tulema. Siin eile otsustati, et kurikuulus Euroopa stabiliseerimismehhanism ehk siis see, mida meie tunneme siis nii-öelda Kreeka abipaketi laenu mehhanismina, et see käivitatakse ja kõik riigid saavad sealt nüüd raha laenata. Ja miks ma sellele vastu ei olnud, on väga lihtne põhjus. Jürgen Ligi viis 1,2 miljardit ära sinna, ma toon umbes pool sellest tagasi siis. Et muidu on niimoodi, et kõik laenavad, me ei saa midagi ja siis me oleme selle täissumma kirjutanud nagu maha. Loomulikult see on laen. Vähemalt praegu räägivad kõik sellest, et laenu maksame ka tagasi. Kui me räägime nendest, me praegu ei ole väga palju jõudnud rääkida sellest nendest nii-öelda majanduse päästepakettidest, mida me teeme ilmselt mitu tükki, et kust see raha tuleb, siis vastus on selles, et see raha tuleb kahest kohast. Esiteks me laename seda raha ja osaliselt maksame siis selle kindlasti üsna väikese ajaga tagasi, no räägime siin 3 või 5 aastaga, võib-olla mõned laenud on pikemad, siin 10-15 aastat, aga väga suur osa sellest laenust tuleb lihtsalt Frankfurdi trükipressist. Ja kui me praegu seda raha ei võta ja ei kasuta, siis me oleme täielikud idioodid. Kui trükipressist raha tuleb, see tähendab ju seda ka, et raha kaotab oma väärtust. Pikas plaanis loomulikult. Jah, aga ärme unusta, et seda raha on trükitud 10 aastat juba. Seda on trükkinud mitte ainult eurooplased, vaid ka britid, jaapanlased, ameeriklased. Ja raha ise ei ole oma väärtust kaotanud, aga me näeme mingisuguseid absurdseid mulle, küll aktsiaturgudel, kaupade turgudel, et ta tekitab loomulikult ebanormaalselt